Ma pean selle mikrofoni panema niimoodi, et ma ise näen teksti. Nii, meie siis oleme täna rääkimas teemal naised, haridus ja koolitus ja kõike seda Peking +25 valguses. Vabandust. Millest ma tahtsin teile täna rääkida selle lühikese aja jooksul? Esiteks, Pekingi tegevuskava eesmärgid ja ülesehitus. Hästi lühidalt ja hästi kokkuvõtvalt, et miks see dokument nii hea on. Teiseks tahaksin rääkida teile naiste haridus ja koolitus nii, nagu ta kajastub Pekingi tegevuskavas. Ja siis Pekingi vaimust kantud naiste koolitus Eestis aastani 2004. Ja mina tegelikult tõesti imetlen seda Pekingi dokumenti, et ta on nii hästi koostatud dokument, aga mida ta siis tahab? Tema põhieesmärk on tegelikult see, et parandada naiste olukorda maailmas. Jõustada naisi ning edendada soolist võrdõiguslikkust, kui hästi lühidalt tema eesmärgid kokku tuua. Ja tema on ka üles ehitatud nii hästi, et kõigepealt loetleb ta üles, millised on kriitilised tegevusvaldkonnad, analüüsib neid, kus on probleem. Teiseks toob ta välja järeldused nendest analüüsidest ja põhieesmärgid, tähendab, kuhu me peaksime jõudma. Ja kolmas on, et tegevused eesmärkide saavutamiseks, see tähendab, mida tuleb teha ja kes peab mida tegema. Nii et ta on väga hea ja struktuurne dokument ja siin on need kõik kriitilised tegevusvaldkonnad, kus naiste olukord maailmas on halvem ja mida peaks parandama. Kui ma ütlesin, et dokument toob välja, kes mida peaks tegema, siis tuuakse see välja täiesti eri tasanditel. See tähendab riikide valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid ja valitsusvälised organisatsioonid. See tähendab globaalselt tasandilt kuni rohujuure tasandini välja. On muidugi palju valdkondi, kus on eraldi nimetatud veel teisi organisatsioone, kes peaksid sellega tegelema, teisi tasandeid, näiteks ka erasektor, ametiühingud ja nii edasi. Nii et see on niisugune konteksti loov dokument, kuhu kõik tasandid peavad olema kaasatud. Rääkides koolitusest pean mõtlema, et parim koolitus oli tegelikult see, kui Eesti esitas aruande Pekingi naiste konverentsile, siis hakkasid aru saama, mis asi see on, mis see globaalne kontekst on ja kuhu Eesti selles kontekstis asetub. Nii et kõigepealt oli see koolitus meile endale, ma arvan, ja kes Pekingis käisid, oli koolitus ka see, mis tähendab tegutseda ÜRO tasandil, globaalsel tasandil. Nüüd, mida räägib Pekingi platvorm, siis teemal naiste haridus ja koolitus. Tema sümbol on selline ja kõigepealt, kuna tegemist on kogu maailma kontekstiga, siis mõtleme, et seal on arenguriigid ja kõik ja arenenud riigid koos, siis esiteks on võrdne ligipääs haridusele, hariduse valdkonnast, teine naiste kirjaoskamatuse likvideerimine ja kolmandaks on siin parem ligipääs kutseharidusele, teaduse ja tehnika valdkondadele ning täiendkoolitusele. Edasi mitte diskrimineeriv haridus ja koolitus, siia alla lähevad ka muide soostereotüübid, millest me tänapäeval aina rohkem räägime, siis piisavad ressursid haridusreformidele ja naiste ja tütarlaste elukestev õppe ja koolitus jõustamaks naisi tegelikult. Ja nüüd ma küsin teie käest, mis te arvate, mitmes kriitiline tegevusvaldkond või võtmevaldkond, erinevalt tõlgitakse, on naiste haridus ja koolitus Pekingi tegevuskavas? Siin on niimoodi nagu UN Women toob selle välja. Kes oskab öelda, täna mitu korda jooksid siit läbi? Järjekorras. Järjekorras, 12 on. Meil on ABC ja nii edasi. Mis te arvate? Ülle teab. Tegelikult on ta teine, ta on see B. Sellepärast, et kui me vaatame UN Women, mida ta ütleb kokkuvõttab Pekingi platvorm, tähendab tegevuskava kohta, siis ta ütleb, education is essential for women to reach gender equality and become leaders of change. Naistest peavad saama muutuste eestvedajad. Nii et meil on kõik kuulus Aafrika vanasõna, räägitakse küll, väga paljud tahavad seda vanasõna endale saada. On suured rääkijad, kõnelejad ja on riigid, kes siis pretendeerivad sellele, aga ületame, et see on siis Aafrikast harid naist, harid kogu perekonda, harid rahvast.
mina parafraseeriksin seda ja ütleksin, koolitad naist, muudad ühiskonda või vähemalt kiirendad ühiskonna arengut. Ja siis, kuhu asetub siis see naiste koolitamine 90ndate algusest Eestis? Et kuidas naised siis saavad läbi koolituse seda ühiskonda mõjutada? Ja kõigepealt alguse saigi see sellest, et meil oli naiste koolitamine läbi rahvusvahelise koostöö. Kõigepealt me pidime ise õppima, sest meil on palju asju siin Eesti riigis, mida oleks kunagigi õpetatud. Siis selle tulemusena tekkisid naiste võrgustikud, tekkisid naisorganisatsioonid, kes käisid koos, koolitasid ennast, tegid ühisprojekte, tegevusi erinevaid naiste jõustamiseks ja siis tekkis juba naiste huvikaitse ja ühiskonnas kaasa rääkimine. Ja tuues nüüd konkreetseid näiteid sellele skeemile, ütleksin ma, et meil oli siis Pekingi vaimust kantud naiste koolitus Eestis 90. aastani 2004. Ma räägin teile 2 asjast, naiskoolituskeskus, see oli siis naiste koolitamise keskus, mille loosung oli parem tulevik naistele ja siis teine oli rohkem ja paremaid töökohti naistele. See oli rahvusvahelise tööorganisatsiooni projekt Eestis ja minu Pekingi vaim lendab siin all tegelikult paremas nurgas, nagu te näete, et seal on tiibadega, eks ole, üks linnukene ja ümber ringi on suur ring, hästi palju erinevaid värve. See tähendab, et midagi saavutada, selleks me peame kaasama väga palju tasandeid, väga palju erinevaid osapooli. See Pekingi vaim on minu jaoks kompleksse keskkonna loomine selleks, et naisi jõustada ja et naised saaksid muuta maailma paremaks. Ja kui tuli uus aeg, siis oli vaja naistele uusi teemasid ja tekkisid uued koolitusteemad ja see oli siis naisettevõtlus, sealhulgas mentorlus. Nii et ärimentorlus on tegelikult tulnud naiskoolituskeskuse kaudu, nüüd kasutab teda EAS. Teema, mida varem ei kajastatud, naised poliitikasse, naised juhtideks ja naiste kontaktvõrgustikud. See oli aeg, kui me tegime tegelikult naiskoolituskeskusega hästi palju koostööd Rootsi naiste messiga, mis oli Kvinnorgan, et naised suudavad. See oli see aeg, et meil tõesti tundus, et naised suudavad kõike. Ja naisettevõtlus oli küll selline tore asi, mis oli, see vallandus nii hästi, et see oli kuidagi nii inspireeriv, sest et kui 96. aastal muide käis Hillary Clinton Eestis, siis ta kohtus ka MTÜ-dega, mul oli õnn sellel osaleda, sellel kokkusaamisel ja me olime kõik MTÜ-d seal valmis kirjutanud oma teksti, et okei, kes me oleme, mis ajal meid on siis asutatud, mida teeme ja mida me oleme saavutanud. Hillary Clinton tuli sisse ja ütles niimoodi, et teate, ma olen nii palju asju kuulanud. Teie öelge mulle üks kõige olulisem asi, mis tunnete, et mis on teie uue aja saavutus. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et mida ma ütlen, jutupunktid kohe taskusse, mis olid valmis kirjutatud ja ütlesin, et minu jaoks oli see naiste ettevõtlusvaimu vallandumine. Te kujutate ette, meil on praegu koroonakriis, eks ole. Te istute kõik 2 kuud kodus, maailm on ümber ringi, te tahaks midagi teha, välja saada, aga ei saa, sellepärast piirangud on ees. Ja täpselt samuti olid naised. Tegelikult neil oli nii palju võimeid, neil oli nii palju ideid ja siis järsku vallandub see kõik, nii et nad said tulla välja maailma tegema seda, mida naised on tõeliselt võimelised tegema. Naiskoolituskeskus oli see, kes tõi need uued teemad Eestisse ja see oli tõesti, ma ei taha kellegile liiga teha, meil oli kodanikukoolitus, meil olid maanaisteühendus, kõik koolitasid naisi, aga naiskoolituskeskus oli see, kes oli see tõepoolest maale tooja ja koolitas 1000 naisi sellel ajal. Nii et kõigepealt siis tulles selle jõustamise juurde, kõigepealt olid uued koolitused naistele koos Põhjamaadega, Ühendkuningriigi, USA-ga ja nii edasi, sealt me õppisime kõigepealt, see oli globaalne, meil oli USA-st. Selle tulemusena kontaktvõrgustite kaudu kujunes välja organisatsioon ENA, mis on BBW Estonia, Business and Professional Women ja koos ENA tegi siis ettevõtlusmentorprojekti, tegi aasta naised nähtavaks, naised majandusse, naiste panus majandusse nähtavaks ja selle läbi juba on ühiskonna mõjutamine, sest ENA on üks tugevamaid naisorganisatsioone Eestis minu meelest
kes siis tõepoolest mõjutabki ettevõtluskeskkonda, räägib väga palju kaasa ühiskonna asjades, koolitab rahvusvahelisel tasandil. Kui me alustasime, et me õppisime ise, siis nüüd on meie naised juba koolitamas rahvusvahelisel tasandil. Reet on käinud Taga-Kaukaasias õpetamas naisi, Anu Viks on meil siin, kes on Euroopa koordinaator, nii et meil on super naisi tegelikult Eestis. Ja lihtsalt üks näide sellest naisest, kes alustas siis tulles koolitusele, tehes läbi mentorprogrammid ja nüüd jõudes juba globaalsele tasandile välja, on 2018 aasta naine Eva Truuberg. See oli siis maailma koristuspäeva eestvedaja, 18 miljonit inimest ja 157 riiki olid kaasatud sellesse ülemaailmsesse aktsiooni. Ja see kõik sündis sellest, et hakkas pihta naiste koolitus. Ja siis on see näidata globaalselt, kuidas me muutume lokaalselt, globaalsed teadmised, toome Eestisse, siis paneme enda poolt juurde ja viima neid jälle globaalsele tasandile tagasi. Ja Eva, muide, kõige olulisem märksõna on see, ta ütleb, et täiesti võimalik, et kõik on võimalik. Tõeline naiste jõustamine. Siis ma räägin hästi põgusalt sellest programmist, mis on rohkem ja paremaid töökohti naistele, mis oli tõesti kantud ÜRO vaimust, sellepärast ja Pekingi vaimust. See tuli siis pärast Pekingit meile, tänu Pekingile, Ülle kirjutas selle valmis. Ja see on see kontekst, kuidas luua konteksti, et tekitada muutusi ühiskonnas. Ja seal olid kaasatud tõesti kõik strateegilised partnerid, ILO, rahvusvaheline tööorganisatsioon, globaalne tasand, Sotsiaalministeerium, maavalitsused, kohalikud omavalitsused, ettevõtluskeskused, naisorganisatsioonid rohujuure tasandini välja. Kõik nad said soolise võrdõiguslikkuse koolitust, naised said ise jõustamiskoolitust, nad tahtsid seda enesekehtestamist, oli kõige populaarsem meil. Ja siis tehti juba sootundlikku ettevõtluskoolitust, mitte ainult ABC või ABC, mis on kuidas alustada äri, vaid kuidas alustada ettevõtet ja mentorlust, naistel on tuge vaja, mikrokrediit, naiste ligipääs finantsile, ühisturundus, sest üksinda väikestel naisettevõtetel on raske, õppereisid ja nii edasi. Nii et kogu see jõustamise kontekst pikaajaliselt ja see produtseeris siis sellise tulemuse, et meil oli 500 koolitatud ja jõustatud naist, 100 uut töökohta tekkis ja soolise võrdõiguslikkuse alal koolitatud strateegilised partnerid, publikatsioonid naisi jõustava keskkonna edendamiseks. Ja te näete, siin on pilt, kus meil olid naised tulid koolituma. See on Valgamaal. Tollel ajal oli see väga raskes olukorras. Ta tõesti, räägime, et me koolitame naisi Aafrikas. Valgamaa oli väga raskes olukorras. Meil oli naisi, kes olid esimest korda olid hotellis. Kui me tegime Otepääl koolitust ja siis naised tulid, ütlesid, et nad pole kunagi hotellis olnud. Ja kõik tahtsid tulla koolitusele ja veel üks pilt, siin on ka koolitatud naine praegu Lüllemäelt, Koidu Lainevee, kes tuli esimesele koolitusele ja ütles niimoodi, kui nime peab ütlema, siis mina poen laua alla peitu, sest ma lihtsalt ei julge esineda teiste eest. Tänu koolitusele näed isegi messil annab ta intervjuusid, siiamaani saab väga hästi hakkama ja jõustab teisi naisi, inspireerib teisi naisi. See oli siis täiesti see globaalne, kuidas läheneda konteksti loovalt. Ja siis oli ka naistöötajate õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse ABC ja vanemate naiste tööhõive Eestis. Ja see oli küll niisugune jällegi mingisugune, ütleme, märgiline väljaanne, sest paar aastat tagasi ma olin veel Euroopa Komisjoni seminaril, kus öeldi, et teate, meil on Euroopa parim praktika, et on välja antud selline asi nagu vanemate naistese tööhõive käsiraamat, aga see oli tegelikult Eestis tehtud. Ja nii, lõpetuseks ma küsin kohe, et mida näeb EIGE, Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut, Euroopa Liidu liikmesriikide 2 suurima väljakutsena naiste hariduse koolituse valdkonnas Peking plus 25 aruandes. Mis te arvate? Me oleme haritud, Euroopa naised on väga haritud, nii et haridusalal me oleme täiesti positiivne näide maailmale, aga 2 asja. IKT. No võt, ma näitan teile kohe. Haridus- ja kutsevalikuid piiravad soolised stereotüübid. See on see, eks ole, et vabaks need lapsed valiksid vabalt piiravate soostereotüüpidega ja teine on sooline segregatsioon hariduses. See on see IKT, see on STEM, loodusteadused, tehnoloogia, inseneriteadused, matemaatika, millest teil Ülle hakkab kohe rääkima. Ja näete, siin on see EIGE aruanne,
eks ole, siin on öeldud education and training, eks ole, stereotypes and segregation persist. Ja nüüd ma tahan lõpetuseks öelda, enne kui ma sõnajärje edasi annan, et see Pekingi tegevuskava on täna sama relevantne, kui ta oli 25 aastat tagasi. Ma olen absoluutselt veendunud, ta on nii hea dokument, et ta on relevantne ka 50 aasta pärast. Ja kui praegu öeldakse, et see koroona, et iga riik püüab oma ette läheneda koroonale, siis mina ütlen küll, et kui oleks niisugune mobilisatsioon üle maailma, nagu oli tookord Pekingis naiste õiguste kaitseks, siis saaks sellest koroonast ka kiiresti jagu.